Nii, tere tulemast, kallid sõbrad, kõik, kes te täna meie esitlusele kohale jõudsite ja juttu tuleb Einikese uuest raamatust või noh, ilmselt siis see ei ole akadeemiline raamat, aga see on väga selline armas tsitaadikogumik, kus on koondatud siis teatud Facebooki tekstid, mida sa Einik regulaarselt avaldad. Ja kuivõrd me juba alustasime sellest, need on Facebooki tekstid, kust tuli üldse see mõte neid nii-öelda ühte kaane alla panna? Tere minu poolt ka ja tere tulemast kõigile. Kui ma nüüd järgipidi tagasi mõtlen, siis ma ilmselt mingil hetkel hakkasin neid, mis tundusid, et mulle endale on tähenduslikumad ja teisi ka kõnetavad, kuidagi omal lihtsalt kokku tõstma. Siis ühel hetkel sai sellest mõte, et see on natuke nagu teist vormi eluluraamat, et ma kingin selle oma 50. juubeli külalistele. Aga siis läks veel tükk aega ja mõned sõbrad julgustasid ja asi ei saanud kuidagi 50. juubeliks valmis, et lõpuks mul oli see mõte, et teeks ikkagi ära. Ja siis oli ka võib-olla paar sõpra, kelle mõjutus oli mul oluline. Minu hea sugulane Kaarel Väljamäe, kes on suurepärane sõnateadja, luges läbi ja ütles, et võid avaldada küll ja ma ei ütle sulle seda mitte ainult sellepärast, et see on sugulane. Nii et mul oli häid julgustajaid. Siin tasub mainida, et Kaarel Väljamäe oli muu hulgas selle raamatu toimetaja ja teised, kes siia käe külge panid, olid siis Mervi Kalmus, kes õpetab meie seminaris kreeka keelt, samuti küljendaja Helina Voogne, kes on ka meie seminari töötaja ja sinu poeg Iisak Pilli. Kusjuures kõigile, kes täna kohale tulid meie sellele veebi raamatu esitlusel, ma julgustan teid esitama küsimusi ka siin samas chatis, kuhu te saate ühiselt kirjutada ja siis lõpus kui te soovite, siis võite ka nii-öelda heliga Einikeselt midagi küsida, kui te tahate rääkida, et see on igati oodatud. Aga nüüd, Einike, sa rääkisid, et inimesed julgustasid siin võib-olla seda raamatut avaldama ja tõepoolest sa said selle nagu hea tagasiside, mis lõpuks määraski ära selle otsuse. Aga internetis on siiski ilmunud palju rohkem tekste, kui seekord raamatusse mahtus. Saan aru, et sinuga paralleelselt tegeles nende tekstide valikuga ka veel üks inimene ja kuidas teie valiku kriteeriumid siis erinesid? See oli selline väga tore ja natuke saladuslik lugu tõepoolest, et see raamat oli juba koos ja küljendatud ja ma ei mäleta, kas mõni päev hiljem trükikotta minemas, kui mulle saabus e-mail. Õieti tuli see läbi mitme inimese ja see oli üks ma ütleks minu üks tore tuttav, kellega ma väga palju elus pole suhelnud, aga kellest ma väga lugu pean, üks vanem mees, kes saatis kirja seminari töötajatele ja ütles, et tema on ka kogunud neid mõtteid, et muidu lähevad kaduma, et tehke oma rektorile kingitus ja andke välja. Ja ma täna huviga vaatasin, ma olen salvestanud selle 8 lehekülge mõtteid, mille siis tema on korjanud, et ma vaatasin, et 10 mõtet lähevad meil nagu pealekotti, et need, mida tema valis ja need, mida mina valisin. Aga need mõtted ootavad oma aega veel, mis seal veel on, et väga huvitav on näha, et mis kedagi kõnetab või mida keegi välja valib ja kui ma püüdsin mõelda, et mis erisus meil oli, siis ilmselt need asjad, mis minu jaoks on nagu kohtumistega seotud, neid seal väga ei olnud, aga sellist muusikaga, vanemaks saamisega, loodusega, leppimisega seotud teemad, need olid meil ühtemoodi pildil ja ma arvan, et see oli mulle ka üks julgustus, et ikka tasub välja anda. Väga hea. Kui me räägime kohe varsti nendest kõikidest teemadest, mida sa oled loetlenud, aga veel üks küsimus selle valikuprotsessi kohta, et teadaolevalt sul raamatus on päris mitu teksti, mis puudutavad paarisuhteid. Ja siis, kui sa neid avaldama pidid, kas sa pidasid ka läbirääkimisi Toivoga, kas see oli kerge protsess sinu jaoks? Või teie mõlema jaoks, ütleme niimoodi, kas Toivo jaoks oli see ka kerge protsess või mitte? No seda peab Toivo käest küsima, aga ma arvan, et välja arvatud üks sõnastus seal ei olnud nagu meil keeruline seda ühte, ma küsisin, kas see talle sobib ja ta ütles, et sobib. Aga kuna ta on palju introvertsem, siis mõnikord sünnib me vestlustest väga mängulisi ja väga vaimustavaid sõnastusi, aga enamike asjadega ta ütleb, et ei, seda ei tohi avaldada. Nii et siia raamatusse on saanud niisugused
sõnastused, millega Toivo on nõus ja millega tal ei olnud probleemi. Ehk siis on teatud hulk asju, mis ei jõua Facebooki ja mis ei jõua raamatutesse, mis on kuskil sul seal sahtlis nii-öelda kirja pandud tulevastele põlvedele võib-olla. No kas nüüd sahtlis, aga arvutis, mul on tegelikult üks unistus, mida ma arvan, et ma ei julge kunagi elus teoks teha, aga ma tahaks kunagi korraliku armastusromaani kirjutada ja siis kuidagi vihjamisi võiks mõnda asja sinna sisse kirjutada, aga siis ma jälle mõtlen, et see, kuna ma iga inimene teab ainult enda lugu ju sügavuti ja selleks, et midagi tähenduslikku öelda, peab sügavuti ütlema ja siis ma kardan, et ma reedaksin ikka ennast liiga palju, nii et ma ei tea, kas ma seda kunagi ära teen. Ma kahtlustan, et enamik kirjanikke lõppkokkuvõttes kasutab sellist strateegiat, muidu on väga raske kirjutada midagi tõesti head ja kõnetavat. Aga kui me liigume nüüd edasi nende teemade juurde, mida sa oled juba korra maininud ja mida me võiksime ka natuke sügavamalt puudutada. Kui mina su raamatut lugesin, siis mul jäi sealt silma nagu 3 sellist põhiteemat või põhiplokki ja siis üks on nii-öelda armastusega seotud väljakutsed, mida me võib-olla praegu korraks ka natuke puudutasime, siis teine on selline Jumala riigi paradoksidest ja sellest, kuidas Jumala riik toimub teistmoodi kui meie tavapärased organisatsioonid või inimlikud kooslused. Ja 3. on siis, puudutab siis sinu mõtisklusi selle kohta, kuidas puhata ja kuidas tegelikult elu nautida. Kas sa oled Ennike sellise jaotusega nõus või siis jäi võib-olla mingisugune teemade plokk praegu välja? No see on jah, sinu jaotus ja seda on väga põnev kuulata. Ma arvan, et armastuse väljakutse võiks olla kõikide nende pealkiri mingis mõttes, sest ka need asjad, kus ma proovin Jumala riigi paradokse sõnastada, on mingis mõttes armastuse väljakutse. Ja siis see oskus puhata elu nautida, need on rõõmsad kõrvalproduktid, et need tulevad lihtsalt siis kaasa, kui muud asjad välja tulevad õigesti. Aga ma pean tunnistama, et mul on olnud elus puhkamisoskus on asi, mida ma olen elus pidanud kõige rohkem õppima, nii et võib-olla sellepärast see seal ridade vahel ka on. Aga ma võiksin öelda, et tegelikult võib selle võtta kokku ka pealkiri alla armastuse 1000 perspektiive ja seal on näha need erinevad suhtetasandid, kus see esile tuleb. Ja kui päris aus olla, siis nende peatükkide alguses olevad pildid on tegelikult pealkirjad, nii et pealkiri on rohkem, aga ma ei tahtnud neid pealkirju välja kirjutada, vaid need pildid ja esimene mõte, mis selles peatükis on, seovad nagu selle peatüki sisu kokku. Veel üks selline läbiv motiiv, mis sinu raamatust nagu läbi käib, on just nimelt see Jumala riigi paradoks ja see, kuidas ta imelikult toimib ja see, mida armastus paneb inimesi tegema ja võib-olla üks nendest asjadest on nii-öelda järeleandmine. Kui ma tohin, siis ma loeksin ühe sinu tekstikese ette, see on väga lühike. Nagu kõik tekstid tegelikult selles raamatus, need on kõik päris lühikesed, need on hea niimoodi enne magama minekut lehitseda. Oma enda õigusest loobuda on raske isegi siis, kui oled eksinud. Aga loobuda oma enda õigusest siis, kui sul ongi õigus. Selleks on vaja palju suuremat põhjust kui õigus ise. Selleks on vaja armastust. Mulle just nendest kõikidest tekstidest, mis selles raamatus olid, see jäi võib-olla kõige rohkem meelde ja ta kuidagi võttis kokku kohe mitu teemat, mida sina oma raamatus puudutad. Kas selle taga on ka mingi suurem lugu, kuidas sa selleni jõudsid või tuli see niisama lihtsalt mõttena pähe? Ei, nagu enamike nende tekstide taga on ka siin lugu ja see on üks selline lugu minu elus, mis nüüd jääb päris mitme aasta taha, kus vahel elus juhtub, et piibel ja usutraditsiooni tavad ei lähe omavahel päris kokku ja see oli üks koht, kus usutraditsioon ootas minult rohkem kui piibel ootab. Ja siis ma pidin otsustama, kas ma lähen sellega kaasa või mitte ja esimene pikaajaline tunne oli mul, et ma ei tee ju midagi valesti. Et miks ma muudan midagi, kui ma midagi valesti ei tee, aga siis mahtus sinna parasjagu džässi ja peaaegu toimunud autoõnnetus ja üks jutlus, mida ma tegin jutlustajaid, nende endi jutlused kõnetavad tavaliselt kõige rohkem. Ja siis ma jõudsin selle otsuseni, et olgu pealegi, et ma ei pea seda tegema, aga sellepärast, et see on abiks mingitele situatsioonidele, see aitab kaasa sellele tööle, mis ma teen selle otsuse. Ja kui ma praegu mõtlen selle, siis ma arvan, et see oli õige otsus. See on üks otsus, mida mu abikaasa siiamaani ei mõista ja ütleb, et ma ikka ei saa aru, miks sa seda tegid. Aga minu enda jaoks oli see õige otsus ja
ja ma mõtlen tagantjärgi sellele, et vahel on armastus tähtsam kui õiglus. Et õigluse mõttes ma ei oleks pidanud seda tegema. Ja Jeesus ütleb ka Uues Testamendis, et kui teie õigus pole parem kui variseride ja kirjatondjate oma, siis mis see väärt on. Nii et ma arvan, et see lugu on mind päris palju mõjutanud. Ma loen veel ühe väikese loo ette. Me oleme häälestatud lugusid kuulama. Eriti meelde jäävad on need lood, kus ajalehe poisist saab miljonär. Jõululugu on aga ehmatavalt vastupidine. Sellest saab miljonär ajalehe poisiks. Jumal saab inimeseks. Kas sinu arust see on ka lugu järeleandmisest? Ma arvan, et see on lugu jumalikust järeleandmisest. Jah, see on lugu millestki loobumisest, millel on õigus ja kellegi lähedale tulemisest, kes seda nagu mingis mõttes oma staatuse mõttes ei vääri. Ja minu jaoks on see lugu Jeesuse Jumala poja inimeseks saamisest. Ja võib-olla ma võiks öelda, et see ei ole minu elusündmusega seotud, vaid nende mõtete taga on olnud ka üks püüdlus. Mul on hästi palju sõpru, kes nagu piiblit nii sügavuti ei tunne ja ma olen püüdnud seda tänapäeva keelde panna, millest piibel räägib. Ja see on üks selline püüdlus. Ja ma võiks öelda, et see ajalehepoisist või miljonärist ajalehepoisiks lugu on mingis mõttes eeskuju lugu kogu kristlaskonnale. Aga nüüd ma olen sellele pannud teise poole juurde, mille ma leidsin küll kuskilt raamatut lugedes, et mingis mõttes see, mis juhtub Jeesuse teise tulekuga, siis kui selle maailma sellised praegused päevad otsa saavad, on teistpidi lugu, on lugu, kus kogudusest kui tuhkatriinulikust võõraslapsest saab universumi valitseja veatu pruut. Nii et meil on veel midagi näha. No see on ka väga sügav mõte, mida on vaata, sinu tekstidega on üldjuhul niimoodi, et tahaks nagu kohe võtta mingisuguse pausi ja peatuda üheks hetkeks, et see on nagu natuke liiga suur amps isegi võib-olla, et ühe korraga läbi närida, kui mulle tundus. Mina püüdsin seda raamatut kiiresti lugeda niimoodi 20 lehekülge korraga ja ütleme nii, et mul tundub, et ma pean sinna veel tagasi tulema selleks, et sellest mõttest nagu rohkem aru saada ja sügavamalt võib-olla seda läbi tunnetada. Kuidas sulle tundub, et mis on see parim viis sinu raamatu lugemiseks? Mitmed on mulle öelnud, et neile meeldib seda teha väikeste osade kaupa või et mõtete kaupa või paari mõtte kaupa. Ja minul endal on tekst nii palju juba tuttav, et ma loen natuke rohkem, aga ka mitte tervet raamatut korraga. Mulle meeldib tuletada meelde neid hetki, seal on ka selliseid geograafilisi hetki, millega need mõtted on seotud. Mõnda on inspireerinud liiga pikk ja liiga kauge äraolek Uus-Meremaal, mõni on kirjutatud Lõuna-Aafrikas peetud piiblitunni jaoks, mõni on Šveitsi mägedes kuju saanud, mõni on Pärnu rannast või Põhjarannikult pärit, mõni on lapsepõlvest, mõni Riigikogu saalist. Et ta on täis nii palju geograafilisi tähiseid ka minu jaoks, et kui ma neid ise loen, siis ma ka peatun, aga ma arvan, et lugeda kellegi teise mõtteid võib tähendada võib-olla teistmoodi lugemist kui enda mõtete lugemist. No väga hea, aga kui me läheme nüüd korraks selliste sügavamate teemade juurest tagasi võib-olla mingisuguste rutiinsemate või naljakamate igapäevaste sündmuste juurde, siis su raamatus on veel üks tore tekstike, mida tahaks ette lugeda ja see kõlab umbes nii. I got a wrong man, avastasin täna, kui Vana Testamendi õppejõuks peetud lennujaamast peale võetud tundmatu mees hakkas ma autos proteiinide lahustamise tehnoloogia installeerimisest rääkima. Õnneks oli lennujaamas, kui sinna tagasi jõudsime, veel 2 meest alles. Ja üks neist oli Vana Testamendi õppejõud. Einike, mis siin loos juhtus? No, mis siin ikka juhtus, mehed läksid sassi. Aga kui natuke pikemalt rääkida, siis mu kolleeg Meego Rembel oli saatnud mind ühele oma sõbrale vastu, sest ta oli ise Tartust ära ja siis õnneks ma läksin Tartu lennujaama, mitte Tallinna omasse. Ja kuna ma liiga palju sellest mehest ei teadnud, kes tuli meile ka seminari õpetama, siis ma läksin sinna, esimene ettejuhtub ootava näoga mees uksest vasakul ja küsisin, et kas sina oled see, tema ütles jah, ma ütlesin, tule kaasa.
Ja nii me siis sõitsime, jõudsime juba arutada, et kas lähme enne sööma või viin teda hotellituppa. Aga siis, kui ta hakkas rääkima nii keerulistest terminitest, ma sain aru, et Vanatestamendi professoriga vist ei ole tegu. Aga ma arvan, et see on selle raamatu kõige lustlikum lugu ka ja sellest on saanud ka lugu selle sama Vanatestamendi õppejõu lugude seerias, kellega me oleme nüüd heaks sõbraks saanud praeguseks ajaks. Kas tema on ka raamat avaldanud? Seda ma ei tea, ma ei usu. Kui siis võib-olla hoopis tõsisematel teemadel. Aga võib-olla mõni potentsiaalne lugeja, kes alles kavatseb sinu raamatut lahti teha. Kuigi siin peab nüüd mainima, Einiki, kui palju koopiaid sul on alles ja kuidas neid raamatuid üldse praeguse seisuga võib kätte saada? See on väga selline tähtis praktiline küsimus. Järsku sa saad siin vahepausiks täpsustada seda ka. No raamatute saamiseks on mõned meetodid. Üks on Tallinnas Metodisti kiriku juures olev Logos raamatupood, teine on Tartus Pauluse raamatupood, siis saab seminarist ja siis saab minu käest mulle kirjutades aadressil einik@3talenti.ee. Ma ei ole viinud tavalistesse raamatupoodidesse, me oleme seda varasemate raamatutega vahel püüdnud, mida seminar välja annab ja see on olnud nii suur vaev ja kadalip pärast, et mulle võib julgelt kirjutada, praegu on selline aeg, kus iga jalutuskäik on hea mõte minna lähedal olevasse postkasti raamatuid viima. Nii et võite mulle kirjutada või võite nendest raamatupoodidest läbi astuda. Aga tiraaž oli 250, minu laual on umbes 15 tükki alles, aga Põltsamaal minu sõprade pagasnikus on järgmised 200, nii et ma saan nad lähipäevil sealt kätte. No, väga hea, siis loodetavasti kõik need 50 külalist, kelle seast võib olla osa või suur osa, ma ei tea tegelikult, ei ole seda raamatut veel saanud ega lugenud, siis loodetavasti kõik saavad seda endale soetada. Aga tulles tagasi siis selle küsimuse juurde, mis ma tahtsin sult esitada, et sa rääkisid selle loo ühest Vanatestamendi professorist või õigemini keemikust kõigepealt, keda sa Vanatestamendi professoriks pidasid, et oli vale mees. Ja nüüd, kui me võib-olla siin istume ja kaalume, et kas osta raamat või mitte, kas hakata lugema või mitte, siis võib peas tekkida selline väike hirm, et ega mina ei osutu selleks keemikuks, kes kogemata seminari rektori autosse istus. Et kes on see õige lugeja või kellele see raamat mõeldud on? Kas me satume õigele autole, kui me seda lugema hakkame? No mul on tunne, et midagi üldinimlikku on selles raamatus iga ühele, aga mul on endale olnud ka rõõmsaks üllatuseks, et seda loevad ka mehed, mitte ainult naised ja loevad ka nooremad, mitte ainult keskealised. Mul oli väga tore kogemus üks päev, kus ma ütleks, et ma ainult natukene tunnen teda ja seegi kohtumine on jäänud aastate taha, kes ütles, et tema tahab seda raamatut, ma saatsin talle postiga. Ja siis üks õhtu saatis mulle kirja, kuidas ta isa seda loeb ja siis järgmine kiri tuli kassi ja raamatuga, aga see ei olnud nii mõjus enam minu jaoks. Et on peresid, kus ma saan aru, et naine on selle omale muretsenud, aga on leidnud oma mehe seda lugemas. Ja ma ütleks, et seal on asju, mis võib-olla ärritavad ka. Sellepärast väike hoiatus küll, et ma mitme koha peal ütlen seda, et vastupidiselt tavalisele arusaamale. Ja mõnikord ma ei ütle seda, aga selles tekstis on see minu jaoks sees. Et ma ikkagi mõnda asja ajan vastu sellisele üldisele arusaamale, mis tähendab, et see raamat võib panna vaidlema. Et kes vaidlemist ei karda, siis see võib lugeda küll nõusu. Me sellest sinuga nagu liiga palju eelnevalt ei ole rääkinud, aga kui mina lugesin seda raamatut, siis mulle tegelikult ta jättis siukse väga nagu rahuliku, rahustava, võib-olla asi on selles, ma mõtlen sarnaselt sinuga suuresti, aga kui sa leiad, et miski on nagu häiriv, siis mis see võiks olla või mis on võib-olla see väljakutse, mida sa tahaksid oma lugejale seada, kes selle raamatu lahti teeb ja millega ta peaks silmitsi kokku puutuma, kui ta sinu raamatut lugema hakkab? Ma räägin kõigepealt 2 lihtsamat asja ja siis võib-olla midagi sügavamat. Esimene lihtsam asi on see, et üks asi, mis ajas algusest peale minu isa segadusse ja mis ma saan aru, et ajas segadusse ka selle minu vana sõbra isa, kui tema selle kätte sai, oli sõnum, et naine mõtleb ette ja mees mõtleb järele. Et see oli selline koht, kus ma mäletan, oma isa ütles, et ei, see ei ole nii, see on teistpidi ja ma ütlesin, aga meie peres on niipidi. Et igas peres on natuke omad pidi.
ja see on võib-olla huvitav mõelda, mõni mu sõber on selle peale hakanud mõtlema, et huvitav, kumba pidi meie peres on, et see on natukene nagu mõtlemistüübi või ajutüübi küsimus. Teine asi on keda ma kutsun selles raamatus ka oma kaitseingliks, kellele ma ka raamatu saatsin, selline natuke vanem härrasmees, kes on mind elus hästi palju toetanud. Tema ütles mulle eile telefonis, et mehed nii ei kirjuta, et mehed kirjutavad palju nurgelisemalt. Aga ma sain aru, et selles ei olnud nagu see, et nii ei võiks, aga et see oli see, et see on nii teistmoodi kui see, mismoodi mina kirjutaks. Aga kui sa, Mikael, küsid, mis sõnum see on, siis ma arvan, et minu jaoks on see sõnum ikkagi sellise Jumala riigi levimise paradoksaalsest olemusest, mis puudutab meie endi igapäevast elu ka. Et see ei ole nagu lihtsalt, et Jumala lugu on teistsugune kui selle maailma lugu, vaid see on see, et kui Jumala lugu on teistsugune, siis meie lugu peab ka olema teistsugune. Ja meie lugu saab olla kõige võimsam, kõige tähendusrikkam ja kõige õnnelikum siis, kui see on teistsugune lugu, kus oma õigust ei jäeta taga, vaid jäetakse õiguse mõistmine Jumala kätte ja kust antakse järgi ja tehakse ruumi ja ollakse avarad ja ollakse leplikud teiste suhtes ja nõudlikud enda suhtes. Ma arvan, et see on see sõnum, mis sealt lehekülgedelt läbi jookseb koos kogu huumoriga, mis sinna on mahtunud ja mis minu meelest alati käib ka Jumala riigi juurde. Hea rõõmus äratundmine iseenda piirangutest, aga ka sellistest teistsugusega kohtumistest on minu meelest midagi, mida me Jumala ees ikka ja jälle võime kogeda. Väga hea vastus. Ma vahepeal mõtlesin, et hakkan täpsustavaid küsimusi esitama selle kohta, aga siis sa rääkisid pikemalt ja siis, et nagu enam ei olnudki vaja, et sul on, ma tõesti, olles raamatut lugenud, siis mulle tundub, et see ongi nagu selle suurim voorus sõnastada mingid mõtteid poole lehekülje ulatuses või võib-olla isegi vähem. Aga mis puudutab seda meeste-naiste mõtlemise erinevuse osa, siis ma lugesin seda teksti ka, aga mulle ei jäänud see isegi silma, sest see tundus nii intuitiivselt, nagu, et ma mõtlen küll kogu aeg järele, mitte ette. Aga see selleks. Me oleme nüüd rääkinud päris palju sinu raamatu sisust, aga lõpetuseks oleks ehk paslik rääkida ka natuke su raamatu vormist, enne kui me publiku küsimuste juurde läheme. Ja su raamat on tegelikult, kui seda lahti teha, siis ta on vormistatud väga erilisel viisil. Esiteks seal on illustratsioonid, mis ei ole kuigi sagedane täiskasvanutele mõeldud raamatutes. Ja teiseks see üleüldine šrift on justkui nagu käsitsi kirjutatud. Nüüd me alguses kohe juba mainisime, et illustratsioonid tegi valmis su vanim poeg Iisak ja ka tema on tegelikult selles raamatus mainitud, et ka tema kohta on üks lugu olemas. Kui tohib, siis ma loeksin selle siit ka lõpetuseks niimoodi ette. Suur tatoveeringute, huuleneetide ja märkimisväärsete kõrvarõngastega, aga lahke näoga mees tegi mulle pikka pai, enne kui autost väljus. Seda hetke ei osanud ma veel mõned aastad tagasi kuidagi aimata. Siis, kui ta pea siniseks värvis. Siis, kui esimene tätoveering ilmus. Veel vähem siis, kui ajad läksid me kõigi jaoks talumatult keeruliseks. Aga täna on ainult tänu ja rõõm. Ja põnev ootus tuleviku osas. #alati on lootust. Kuidas su pojal Iisakil siis see raamatu lugemine läks? Mis muljed teil jäid ja ega ta pole neid jaganud sinuga vahepeal? Ma püüdsin neid täna ta käest veel kord küsida, aga ta ütles, et tal on suur seinamaaling pooleli ja ta peab selle valmis saama ja ta ei ole kindel, kas ta jõuab. Aga kui ta seda lehitses, siis ta avastas, et temast järgmine vend on sinna ühe nutikuse kirja pandud. Ta oli väga vaimustuses oma venna nutikusest ja see on see Vargamäe tekst, kus meie järgmine poeg Simeon ütleb, et vanemate tapate ennast tööga ära ja olete nagu Vargamäe Andresed, aga mina olen nagu Krõõt. Ja Iisak oli sellega väga rahul ja tundis selles ära ilmselt endagi suhtumist elusse ja töösse. Aga ma ütleks, et Iisakuga koos tegemine on olnud minu jaoks nagu selle raamatu eriline väärtus ja me oleme asju arutanud, tal on väga huvitav maailmataju ja ma arvan, et tema, mis tuleb välja ka sellest, Mikael, sinu loetud lühikesest tekstist, tema on mind väga palju inimesena kujundanud, mitte ainult suhtumises temasse endasse, vaid suhtumises kogu ümbritsevasse maailma
Ja ma arvan, et ma olen selline juht ja ma olen selline ema ja ma olen selline inimene väga palju selle pärast, mida Iisaku kaudu ma olen õppinud. Nii et otsest muljet ei ole mulle sulle anda, aga ta oli visuaalselt väga õnnelik. Küll on aga selles kujundusega seotud veel üks lugu. Algul meil oli plaanis, et me teeme selle kaane pastellse ja sellise aknaga, kust läbi seda ühte hetke vaadata. Ja siis Helina hakkas proovima seda ja siis minu meeskonna 2 tüdrukut veel, Kadi ja Ragne olid seal lähedal ja vaatasid neid proove pealt. Mina olin siis kaugemal. Ja meil on Kadil on eriline and meie meeskonnas. Kadi teeb nägusid. Ja Kadi tegi selle akna kohta sellist nägu, et Helina sai aru, et see ei klapi. Ja Kadi nägu on meid ennegi päästnud tavaliselt sellest, et me teeme mingid keskealiste ettepanekuid ja siis Kadi noore inimesena teeb näo, et see ei sobi noortele ja siis me loobume sellest ideest. Ja nii sai loobutud ka sellest akna ideest ja pandud sinna peale siis sõpruse peatüki pealkirja illustratsioon, mis on ühtlasi ka, ma arvan, minu lemmik illustratsioon sellest raamatust. Nii et meie meeskond on siin päris paljus kaasas olnud ja ma olen väga õnnelik, et Helina selle niiviisi ringi tegi ja kui Iisaka nägi seda, siis ta ütles, et see sai väga hea. No vot, väga lahe. Oota, kas see sõpruse illustratsioon ongi nüüd see nii-öelda redeliga, mis meil kaane peal oli või kas... Jah, siis me saame, Eva on juba selle kohta küsinud, aga siis nähtavasti sai ka vastuse kätte. Ma püüan järsku selle nüüd tagasi siia ekraanile tuua üks hetk. Jep. Siin on näha küll, mida see endast kujutab. Aga liigume edasi meie külaliste küsimustega nüüd. Ja Meego oli tegelikult esimene, kes meile kirjutas ning ta küsib, Einike, mis on sinu eluhetk, see kõige hetk, mis on senises eluloos ja traditsiooniline Meego suur väike täht korraga läbi elatud hetk, mis kätkes kogu su senise eluloo tõelust? Ma seda kartsin, et Meego mõne raske küsimuse esitab. Ja ma ei ole üldse selleks valmistunud. Ja ma ei tea, kas seda üldse selles raamatus niiviisi on. Ma arvan, et kui ma püüaksin iseloomustada, mis tüüpi hetk see on, siis on ilmselt selline hetk, kus ma näen kõrvalt vaataja rollist, kuidas uues põlvkonnas, kuidas noortes inimestes on midagi esile tulnud, mida ma olen väga igatsenud see näha. Kas need on siis minu lapsed või on see meeskond või üliõpilased või meie koguduste noored. Ma olen vahel öelnud, et ma pean oma töö juures kõige olulisemaks seda õhkkonda, kus sellised jumalariiklikud väärtused esile tulevad ja nähtavaks saavad. Ja ma arvan, et see kõigem hetk oleks midagi sellist. Aga Meego sulle vastates ma ütleks, et ma arvan, et seda kõigemat ei ole veel lihtsalt tulnud, sest alati on midagi veel. See on vist viimasel leheküljel viimane repliik ka sinu raamatus, mida igaüks, kes seda loeb või lehitseb, kindlasti näeb ja ütlesime seminari moto. Ehk siis ta pidi kõlama küll mingil hetkel. Aga liigume edasi. Nüüd Eva küsimusest oleme korra rääkinud juba, aga Einike, kas sa mäletad neid aegu, millal armumisest sai armastus? Kookunist liblikas. Seda küsib siis Piia Mägi. Piia armumisi on igasuguseid. Ma olen, võib sellest vaadata nagu lihtsat, kitsast ühte armumist, mis ongi kõigem, aga ma arvan, et ma mingil viisil olen natukene sinisilmselt armunud meie kogudustesse ja sellesse kooli, mida ma juhin ja isegi Eesti maasse. Aga kui ma aiman su küsimuse tausta, et sa küsid nagu sellist kõigemat minu abielusuhet, siis ma ütleks, et ei, ma ei mäleta. Ma arvan, et see on esiteks on see olnud nii pikk protsess, 30+ aastat ja teiseks armumine ei ole päriselt ära kadunud, et ta sähvatab ikka sisse vahel ja siis ma ei saa ju öelda, et üks sai teiseks ja ma arvan, et seal alguses oli nagu armastust ka, et ei ole nii, et sinine lõpeb ja punane algab, ei vastupidi, punane lõpeb ja sinine algab, vaid on kogu aeg puna-sini kirju.
Sulle, Einike. Mina ütlen alati selle peale, et armastuse värv on mu kallima silmad. No nii, aga siit väga ilusast arutelust me peame minema ka kriitika juurde, sest et nagu näha siin Triin Rait ja Eva ei ole rahul selle kirja stiiliga, milles raamat on vormistatud. Kas see oli taotluslik, Einike? Kas mõte oligi selles, et inimesed võtaksid aega maha ja ei kipuks nii kiiresti lugema, nagu võib-olla me tavaliste raamatutega kipume? Ma nüüd avaldan saladuse, et Jumal on mind ilumeelest ilma jätnud ja ma pean ilumeelel alati teistele toetuma ja ma jätsin täiesti selle valiku Helinale. Ta küll minuga ka kooskõlastas, aga see on Helina valik ja ma olen sellega nõus. Ma olen avastanud, et teatud küsimustes ma pean laskma teistel otsustada. Aga kui nüüd mõelda sellele, et mida see võib anda, siis ma olen täiesti nõus sinuga ka, et see sunnib aeglasemalt lugema. Ja ma arvan, et aeglustamine on, kui te loete Kaarli eessõna, siis on olnud minu jaoks ka nende asjade kirjapanek. Et ma ütlen ausalt, et ma ei ole neid ka liiga kiiresti kirja pannud. Ja siis ei saa ju neid liiga kiiresti ka lugeda. Ja ajal, kus kiirustamisest on saanud norm, ma arvan, et see on ka võib-olla paradoks, see on võib-olla ka vastukultuuriline, nagu kogu Jumala riik. Härra Sam küsib, milline on Einike see lemmik mõttetera või väljaütlemine sellest raamatust? See kõige romantilisem, ma arvan. Sa armastad mind nagu kuningannat ja katad tekiga nagu last. Evalt tuli veel üks küsimus vahepeal ja ta küsib, mis alati on midagi veel motto taustalugu. Kuidas see lause üldse tekkis? Eva, sa sunnid mind üles tunnistama, et see ei ole minu originaal, aga ma olin selle pätsanud kogemata. Nimelt, tegelikult teadlikult sai see lugu alguse sellest, et me tulime seminari tiimiga Soomest ühelt koolituselt ja mõtlesime, et me peame tassi alustele igasuguseid väikseid lauseid välja mõtlema. Et nagu ikka igal asutusel, igal koolil peab olema mingi oma mingid meened ja siis me mõtlesime igasuguseid tee teistele ja muud selliseid sõnamänge. Ja kuidagi selle reisi peal, see oli üldse väga märgiline reis, koolitus oli olnud kohutavalt mõttetu ja närvi ajav ja me olime kohutavalt kaugel ja siis me jäime maha Soome laevast ja magasime kuskil kesklinna kiriku keldris põrandale öö selleks, et järgmine päev koju saada ja happeningi oli seal nagu mitme eest. Aga siis selle lumelobjakalise esimese advendieelse tee peal kuidagi ma selle sõnastasin. Aga siis tuli välja, tegelikult ma ütleks, et siin on kaasautorlus Meego Remmeliga, kes oli tegelikult seda aasta enne umbes kasutanud ühes laulatuse jutluses meie koguduse emeriitpastor abiellus lesena siis teist korda oma vanemas eas, 70+ olid mõlemad. Ta muide just hiljuti suri, millest oli kuule kahju, aga ta oli ka väga vana. Ja selle laulatuse pealkiri oli, et Jumalal on alati midagi veel. Nii et ma peaks ütlema, et see ei ole ainult minu mõte, aga sellepärast võibki öelda, et see on seminari ühine mõte. Suur tänu kõigile küsijatele ja Einike sulle, et vastasid, aga kui nüüd keegi tahaks veel küsida, siis teil on võimalus ja tegelikult on kogu aeg olnud võimalus mikrofoniga liituda ja midagi öelda, kommenteerida, siis võib-olla näost näkku ongi hea siin lõpus veel natuke rääkida, kui on soovi. Aga kui ei ole ja kõik küsimused said juba siin kirjalikult esitatud, siis võib-olla ütlemegi siinkohal head aega ja julgustame raamatut lugema. Einike, võib-olla veel kord kordame seda infot raamatu kättesaamise kohta, et sa oled seda juba maininud, aga alati on hea üle mainida ka, et kust seda kätte saab, palju see võiks maksta, mis saab sellest rahast, mis see raamat maksab ja nii edasi, et kõik sellised korralduslikud küsimused. See on tore, et sa lõpuks rahast ka rääkisid, sellepärast, et ma unustasin öelda, et igast eksemplarist läheb 2 eurot seminari toetuseks, nii et kui te tahate teha midagi tähenduslikast seminari toetuseks,
kõik, mis läheb müüki, läheb sinna ka. Tegelikult ma ei öelnud seda, et mitmed kogudused on raamatulettidele juba tellinud, saab Kuressaarest ja saab Olevistest ja saab Karmelist, saab Tartu Saalemist, et mitmete koguduste raamatulettidelt saab. Selline nii-öelda hind, mis tuleb siis, kui te võimalikult otseallikast ostate, on 12 €. Kui te nüüd ostate 2 Eesti suuremast kristlikust raamatupoest, siis seal on ilmselt natukene raamatupoe müüja töötasu juurde pandud, aga ma ei tea täpselt, mis see on. Nii et Tallinnas Logose raamatupood või Tartus Paulus raamatupood, kus neid raamatuid ka saab. Ja siis võib alati seminarimajast küsida, tööpäevad ajal on tavaliselt Helina Voogne seal ja annab teile hea meelega. Ja kas veel on ka võimalus sulle isiklikult kirjutada sisse saadet või siis? Võite küll kirjutada, kuigi ma näen, et siin on terve hulk täna osalejaid, kes on juba raamatu saanud, aga kellel veel ei ole või kes tunneb, et see võiks olla midagi, mida sobib kinkida, siis võib kirjutada einike@3talenti.ee ja ma saadan hea meelega, te annate võimaluse mulle väike jalutuskäik teha. Suur aitäh ja lugege siis Einikese raamatut, ma omalt poolt väga soovitan. Samuti hea kingitus, mida oma lähedastele pakkuda. Igatahes ilusat õhtut kõigile, kes täna kohal olid ja aitäh, et kaasa mõtlesite. Aitäh, Miikael, heade küsimuste eest ja nii hea meel, et te kõik tulite. Ilusat õhtut teile!